Väga tihti automaailmas ei juhtu, et ühe auto mudel kestab turul rohkem kui 10 aastat, aga Volvo XC90 täpselt niimoodi ongi olnud, et inimesed on seda armastanud ja ostnud, aga nüüd siis lõpuks on võetud kätte ja tehtud täiesti uus mudel ja ma võin öelda, et eelmisega võrres on tegemist täielik ulmega. Ei juhtu just tihti, et üks autofirma otsustab tulla suurele näitusele maailma vastu ühele suurimale ühe autoga ja see auto siin keskel Volvo boksis seisab. Tõsi ta on, et see on Volvo näituste ajaloos pretsedenditu juhtum ja esimest korda, kui kogu stendi peale pannakse välja vaid üks uus mudel ja see uus mudel on kauaoodatud Volvo XC90. Kui me vaatame ajast tagasi, siis viimati lansseeriti X90 aastal 2002, kui ta tootmisse tuli, nii et me võime öelda, et täna on Volvo kõige pikemalt tootmises püsinud mudel saanud endale järeltulija ja ma arvan, et te nõustute minuga, et see on igavesti uhke auto, mida me siin minu selja taga näeme. No, auto on vägev ja nagu me siin Raivoga arutasime, et esivõre meenutab just, kui läheks otse siit samast Pariisist Ameerika tänavatele ja väga jõuliselt on see nina välja töötatud. Nii ta on jah, et see on nüüd viimaste aastate autodisaini suund, kus rõhutatakse iluvõresid, kus näidatakse logo suuremalt, et nagu näha ka muuseas Volvo võttis kasutusele oma uuendatud rauamärgi logo, et kui seda lähemalt vaadata, et siis on seal nagu teatud muutus rohkem 3D-le, aga tahaks rõhutada, et Volvo XC90 on arendatud ja välja töötatud Rootsis. Ta on tõeline rootslane, made in Sweden ja teda toodetakse Volvo Göteborgi Torslanda tehases, nii et kõik spekulatsioonid teemal, et Volvo Car Corporationi omanikud on Hiinast ja et nüüd hakkavad Volvot tulema Hiinast, on ülepaisutatud ja ei vasta tõele. Loomulikult toodetakse autosi või Volvosid ka Hiinas, aga seda põhjatule Hiina turule kõik see, mida meie siin nüüd lähiaastatel müüme, on loomulikult valmistatud Torslandas ja teistes Euroopa tehastes. No, rääkides XC90, siis tegelikult on viimastel aastatel mood ju panna automootoritele juurde elektrit, hübriidi, kõik sellist. Kas sellisele suurele autole on see üldse mõttekas, kas sellist asja võiks lähiajal kaugemast tuleks oodata? See on pääsmatu tulevik autonduses, et elekter ja elektrijõuallikad on ikkagi niivõrd olulised, et neid ei saa jätta kahe silma vahele. Loomulikult tuleb ka Volvo X90 välja hübriidversioonis. Sedapuhku on tegemist T8 nimelise mootoriga, mis sisaldab endas siis bensiinimootorit, 4-silindrist bensiinimootorit ja elektrimootorit, mis koostöös annavad pretsedenditu 400 hobujõulise võimsuse ja nii-öelda power režiimis kiirendavad seda suurt autot 100-ni kõigest 6,4 sekundiga, et see on üsna märkimisväärne number ja kui arvestada seda, et auto tuleb kuni 7-kohaline, 5 ja 7, et siis saab jah 7 nautida seda meeletut tõmbe- ja tõukejõudu, mis gaasi põhja vajutamisel tekib. Millal saab Eestis seda meeletut kiirendust siis tunda ja kui auto kohale jõuab? Siis ka auto kohale jõuab loomulikult, aga praeguste ootuste järgi on meil uut X90 Eesti turule loota juba suve alguses 2015. Loodetavasti saame oma showroomides näidata seda aga märtsikuust alates.